Vaatame teised ka ära, meid peaks siin rohkem olema. Nii, ma arvan, et me võime siis pihta hakata. Ma näitan teile neid otsuseid ka. Näitan eitavat otsust, mis tavaliselt on selline väikene maailma lõpp. Võin panna sinna tausta ka meile lihtsalt lugemiseks, et need on tavaliselt väga sarnased, ja need eitavad otsused ei ole mingisugune haruldus ja absoluutselt ei tähenda tegelikkuses seda, et äriplaanil midagi viga on. Nii et see on selline nagu põhjalik tagasiside teie äriplaanile tegelikkuses ja see puudutab siis nüüd selles mõttes ikkagi ainult Evatit, et üldjuhul kõikide teiste toetuste puhul, mida meil siin jagatakse, on siis kaks varianti, et te kas saate toetust või te ei saa toetust. Enamasti on seal väga selged tähtajad, mis ajaks tuleb toetusavaldus teele panna, aga Evati puhul siis lihtsalt on võimalik esitada nii palju kordi, kuni ükskord see toetus käes on ja siis see ongi selline, nad on nii-öelda läbi lugenud selle äriplaani otsast lõpuni, eks ole, ja siis ütlevadki, et koostatud äriplaan ei anna terviklikku ja ammendavat ülevaadet loodava ettevõtte toimimisest ja siin on ka näiteks, et taotleja on äriplaanis ära toonud loetelu teenustest, mida loodav ettevõte soovib oma klientidele pakkuda. Samas ei ole äriplaanis esitatud infot selle kohta, milline on klientide soov ja valmisolek ja nii edasi, on ju. Ehk siis, et nagu lihtsalt nad loevadki selle läbi, annavad mingisuguse hinnangu, kirjutavad selle kohta sellise kokkuvõtte teile. Kui peaks niimoodi minema, et teile lõpuks, kui te selle otsuse läbi loete mitu korda, siis tundub, et teie äriplaan on sõela põhjaks lastud. Aga tegelikult midagi hullu ei ole, et selle sama otsuse põhjal saabki nüüd võtta punkti haaval oma äriplaan ette. Vastavalt siis, mida on kritiseeritud, need parandused sisse viia ja siis uuesti menetlusse panna. Ja seal on võimalusi veel igasuguseid, mõni lihtsalt ei nõustu, mis seal räägitakse ja tahab esitada vaide. Ka see on variant, aga samas, kui sa ikkagi ise tead, et su äriplaanis võisid olla mingisugused vajakajäämised, siis pigem nagu soovitaks seda täiendamise versiooni vähemalt ühe korra ja vaide esitamist siis nagu pigem sellisel juhul, kui see otsus tundub, et ei käsitle mitte niivõrd teie äriplaani, vaid et võib-olla on seal nagu mingisugune muu takistus taga, et mille vastu nagu tahaks vaielda, et neid olukordi on ka olnud. Aga üldiselt need näevad kõik väga ühtemoodi välja ja ka sõnastus on sageli selline copy-paste eelmisest otsusest, et neid on ka päris mitmel korral oleme saanud lugeda siukseid, kus tundub, et nagu isegi sõnade järjekorda ei ole muudetud, et eks nendel ka samamoodi mingisugused vormid, mida nad kasutavad. Nii, ja siis on selline hea versioon ka, kui inimene sai toetust, siis siin ongi, et toetuse andmine, eelmine oli meil mitteandmine, siin on siis see summa, eks ole, et lõi kõik oma kulud kokku ja taotles siis sellisele 5988,97, mis tähendab, et seesama raha tuleb lõpuks ka ära kasutada. Ja oluline on siit siis nüüd lõppkokkuvõttes see tabel, see ettevõtluse alustamise toetuse kasutamise tabel, et näitangi teile seda sellepärast, et saaks aru, mismoodi neid kulusid sinna 7. peatükki sisse kanda tuleb. Et kui sa ikkagi küsidki näiteks kontorilaua ostuks on ju 469 eurot, siis olgugi, et alla 500 eurosed asjad ei nõua hinnapakkumist, ehk siis sa võid panna nende puhul ka mingisugused suvalised summad, siis ma ikkagi soovitan tungivalt vaadata välja nagu konkreetsed tooted, sest et muidu pärast seda raha õiges summas kasutada on jube keeruline, sest nad tahavad absoluutselt iga selle siin näidatud rea kohta saada kuludokumenti, on ju. Et selles mõttes oluline.
ja siin näiteks tema tol korral ei kasutanudki absoluutselt turunduskulu. Selle äriplaani ma kirjutasingi ise sellele kliendile, et tema turunduskulu absoluutselt ei vajanud, sest et tal oli hästi tugev püsikliendi baas olemas. Tema püsikliendi baas oli ka raamatupidamisteenus ja püsikliendi baas oli nii suur, et tal ei oleks uusi kliente enam juurde mahtunud. Ja siis tal oli nagu suur vajadus osta just nimelt see mingisugune kindel raamatupidamisprogramm, mis moodustas siit siis lõppkokkuvõttes nagu hästi suure osa sellest ja turunduskulu ma siis näitasingi temal nagu väga minimaalselt, et olidki lihtsalt mingisugused visiitkaardid ja mingid sellised asjad, mille otsene eesmärk ei olnud uute klientide püüdmine, sest see vajadus tema puhul lihtsalt puudus, et saabki siis iga inimene saab vaadata otsa oma äriideele ja mõelda, et mis see tema puhul siis õige on, aga üldiselt, kui on ikkagi eesmärk suuremale publikule mingit teenust või toodet müüa, siis see turunduskulu on nagu omal kohal ja oluline. Sihuke lugu. Lihtsalt tahtsin näidata seda, et siis nagu tavaliselt tekitab segadust, et aga kui ma ostangi näiteks, et miks ma ei või panna lihtsalt kontori sisustus on ju, sest suure tõenäosusega lihtsalt iga selle asja kohta saate te eraldi arve, kui te kõiki neid ühest kohast just ei osta. Ja kui on ka võimalik niimoodi, et ostate kas või ühest kohast mitu asja, aga see summa juba küündib sinna 500 või rohkem eurot ja kui te saate selle kulu nii-öelda nagu osadeks lahti võtta ja siis on ta alla 500, siis see päästab teid ennast jällegi hinnapakkumiste võtmisest, on ju. Et see võiks siis olla näiteks, et oletame näiteks käsitöö puhul, et tahate mingisuguste esmaste toodete, mingite näidistoodete valmistamiseks ka raha saada, et saaksite materjali osta. Oletame, et seal on mingisugune suur kangaste vajadus näiteks ja siis te saaksite näiteks, et kui te panete kõik need kangad nüüd ühte patta, olekski näiteks siis rida kangad näidistoodete valmistamiseks ja siis oleks summa üle 500 euro, siis ma soovitaksin võtta need kangad osadeks lahti nii-öelda, et äkki ongi siis näiteks kas erinevast materjalist või siis erinevast mingisugusest värviga saab äkki ära eristada, et ühesõnaga, et jääks iga summa alla 500, et see lihtsalt teeb neid dokumente, mis te sinna pärast peate üles laadima nagu oluliselt vähemaks. Vot. Aga võin panna need sinna kaustaga näiteks, et siis saate veel vaadata. Nii. Pooleli me jäime siis 9-ndaga, me jõudsime lõpuni. Siin 10. peatükist te tõenäoliselt rääkisite Triinuga juba piisavalt, aga siin siis kindlasti, mida ma nägin osades äriplaanides, kui ma neid üle vaatasin, on see, et konkurent 1, konkurent 2 ja konkurent 3 asemele läheb selle konkurendi ärinimi, on ju. Et see muutke veel ära. Kui te olete need konkurendid seal 5. peatükis selgelt kirja pannud, siis siia võitegi panna oma selle konkurendi nime nagu korralikult. Ja siis saate võrrelda, et siis on nagu aru ka saadav, et mis see võrdlemise alus on. Nüüd, mille järgi need hinnad siia valida? Tähtsam on kindlasti see, et teil endal see toode või teenus siis nii-öelda olemas oleks, sest et konkurentidel võib olla veel 100 erinevat toodet või teenust, aga teil peab olema miski nagu võrdlemisalus ju enda nende toodete või teenustega, ehk siis, et vaata, mis sa 4. peatükis enda toodeteks või teenusteks panid ja siis konkurendi puhul vali välja ka need tooted või teenused, millel on võrreldav hind. Minul oleks siingi siis näiteks assistendi teenus. Näiteks on 20 eurot pluss käibemaks. See on tund, on ju. Siis on mingisugune muu ettevõte, müüb seda sama teenust võib-olla 25 eurot pluss käibemaks ja siis on näiteks sinu ettevõtte hind on siin võib-olla näiteks 18 eurot pluss käibemaks, võib-olla alustad natukene odavamalt, on ju. Et lihtsalt ja kui siis näiteks juhtub, et kolmas konkurent seda sama teenust või toodet ei paku, siis tema kohal siin on kriips, aga ülejäänud
toodete suhtes, siis peaks ikkagi miski asi siia minema, et see niisama tühjaks ärge jätke, et kui ongi mingi kast või lahter või osa tekstist, kus te nagu ei soovi täita, siis märkige vähemalt ära, et ärge niisama tühjaks jätke, muidu tundub, et on ununenud. Need tulevad siis pärast finantsprognoosidest, see 10.2. Seda praegu üldse ei täida. Selleks peab finantsprognoos olema nagu täiesti valmis, et see asi siia panna. Ja siis see toote või teenuse lõplik müügihind kliendi jaoks, see tuleb ka viimasena, sest samamoodi tegelikult sõltub see finantsprognoosi sellest, kuidas ta kokku hakkab jooksma. Siis jääb siit lõpust täita teil veel 11. ja 12. peatükk. Siin midagi keerulist ei ole. 11. peatükis see hangitav toode või teenus. Ühesõnaga mõelge läbi need asjad, mitte Evati tabeli te juba kajastasite, aga siin on nüüd need asjad, mida te järjepidevalt juurde ostate või mida te vajate, on ju, kas igakuiselt või kord kvartalis või kord aastas kas või. Aga no näiteks oleks siin, kellel oleks auto ettevõtte nimel, siis ta ostaks autokütust, on ju. Siis võib-olla tarnija oleks näiteks terminal, vist on AS, on ju. Makseviis ja tähtaeg, olete lepinguline klient, 1 kord kuus, arve alusel näiteks. Aga siia alla saavad minna täpselt samamoodi kõik need raamatupidamisteenused, internetid, telefonid, kõik need jutud. Ja kui nüüd on mingisugune tootmine või mingisugune, ikkagi jah, mingisuguse asja tootmine, siis tõenäoliselt on väga paigas see, et kes need tarnijad on, kust kohast sa võtad oma asjad, oma toormaterjali nii-öelda, et siis siin võibki olla lihtsalt, et toormaterjal toodetele näiteks, kui võtad kõik asjad ühest kohast või siis samamoodi grupeerid ära, et näiteks lõnga ostad ühest kohast ja mingisugused toorikud ostad teisest kohast ja nööbid ostad kolmandast kohast, on ju. Või siis samamoodi see, et kui sa tead, et sa oma kinnitusvahendid selles ehitusettevõttes hangid kõik ühest kindlast poest, et siis kõik need asjad nii-öelda nagu, et järjepidevalt ostan, lähevad siia tabelisse. Nii, see peaks üsna lihtne olema, on ju. Ja see alumine on tegelikult veel lihtsam. See on siis see, et kuidas teie raha saate, ehk siis sinu klient, kuidas tema sulle maksab. Enamasti on siin 2 kliendi käsitlust, üks on siis eraisik, teine on ettevõte, võite panna juriidiline isik. See on niisugune vormistamise küsimus. Üldiselt tegelikult on ikkagi kõikidel ettevõtetel 2 liiki kliente vähemalt, ehk siis võite panna nagu mõlemad kirja, isegi kui alguses tundub, et ettevõtjatest kliente mul näiteks väga palju ei ole, ei tea, võib-olla ikkagi tuleb, on ju. Ja oleme teinud ka seda, et näiteks eraisikute puhul oletame, et sul on nii teenused kui tooted, siis eraisik on näiteks, kui see nüüd makseviis on erinev, eraisik on tooted ja siis teine oleks näiteks eraisik teenused või siis mõningatel juhtudel võib olla eraisik valmistooted ja eraisik eritellimusel tooted näiteks, et kui see nagu makseviis erineb, et mingitel juhtudel näiteks tasub ära e-poest 100% ettemaks, on ju, aga võib-olla mingitel juhtudel on niimoodi, et laseb teha sulle eritellimustoote, 50% maksab ta ette ja 50% maksab siis, kui saab toote või teenuse kätte. Et siis see tuleb lihtsalt siin kajastada, et mõtle, kuidas see sinu puhul on ja pane kirja. Selle osa kohta küsimusi. Mul on küsimus, et kuidas ettevõtetel need makseviisid ja asjad peaks Ma ei olema. kuule sind. Miks ma ei kuule? Nii, kas nüüd on kuulda? Ikka ei ole kuulda. Vaatame korraks, mis mul siin on.
Peaks olema ju hästi kõik enne oli seesama. Kas nüüd on kuulda? Meil on igal juhul kuulda, Retsi. Nii, ei kuule. Kas sa nüüd kuulad mind? Huvitav, miks ta ära kadus siis? Ikka ei kuule või? Mina kuulan. Mina kuulan. Nii, nüüd hakkasime meie väga hästi. Nii, oota, kus mu küsimus jäi? Kuidas me peaksime panema selle ettevõtte makseviisid ja tähtajad? No ettevõtte puhul enamasti kasutatakse arve alusel maksmist, on ju. Et kui mingi ettevõte sinult tellib, siis ta tõenäoliselt maksab arve alusel. Sinu puhul konkreetselt kindlasti ei ole mõtet panna 1 kord kuus, sest et lõppkokkuvõttes, kui ta selle suure arve sulle maksmata jätab, siis oled sa omadega üsna hädas ja sina pead ju oma nendele tarnijatele ära maksma. Ehk siis ma paneksin mingisuguse 5 või 7 päeva maksetähtaja nendele. Okay. Kui ta on sul püsiv koostööpartner, kui ta mingi ühekordse tellimuse teeb, siis ta tõenäoliselt maksab ka ikkagi e-poest ära, on ju. Aga lihtsalt, see sõltub nende ettevõtete usaldusväärsusest. Lihtsalt praegu hästi-hästi palju, ma teen mitmele ettevõttele ise seda assistenditeenust ka ja ma näen nagu kõrvalt nii palju seda, kui praegu on olnud nagu aastaid püsivad koostööpartnerid ja nad täna lihtsalt jäävad võlgu, sest teile ollakse võlgu, et praegu on nagu hästi niisugune keeruline aeg, et küsimus lõppkokkuvõttes ei olegi mitte usalduses, sest alati ei sõltu sellest inimesest, kes sulle maksab, vaid sellest, et üleüldine olukord on üsna kehv. Ühesõnaga alguses on lühem tähtaeg parem ja pärast saab seda ju suuremaks teha. Ja just. Ja sa saad iga kord, kui sa arvet väljastad, saad valida sealt ju, mis sa paned, et 5 päeva, 7 päeva, kord kuus, ükskõik siis nagu, et kuidas teil endal tundub. Aga kes lihtsalt, kes plaanib ikkagi midagi nagu toota ja kui see on nagu otse kliendile tehtud teenus või toode, siis selles mõttes vähemalt 50% ettemaksu tasub võtta, sest hästi tihti kuuleme seda ka, et jäetakse need arved hiljem maksmata või öeldakse, et ma tegelikult ikkagi päris nii ei tahtnud ja nii edasi, on ju, et siis jällegi sul on materjal raisus või sinu aeg on raisus, on ju. Et selles mõttes iseennast ka natukene, alati ei saa kliendile nagu nii lõpuni vastu tulla, et natukene iseenda peale ka mõelda. Nii. Sellega oleme siis jõudnud siia 12. peatükki. Ja see ongi viimane peatükk nii-öelda. Nii et kui te kogu selle eelmise rodu ilusasti ära kirjutate, siis olete siin juba täitsa nagu lõpus ja tundub, et võib varsti ära alustada selle ettevõttega, on ju. Aga igatahes see plaan B on selline lugu nüüd, et Töötukassa annab teile raha loodetavasti, eks. Ja ta annab mingisuguste vahendite või asjade soetamiseks teile selle raha ja ta tahaks teada, et see raha läheb õigesse kohta. Ehk siis suure tõenäosusega kõik need plaanid, mis te siin äriplaanis olete kirjeldanud, 100% ei realiseeru. Ja see on päriselt nii ja eks nemad ka teavad seda. Juba ainuüksi mingisugused tähtajad ja asjad jäävad tõenäoliselt alguses venima. Ehk siis nad tahavad tegelikkuses teada selle peatükiga siin lihtsalt seda, et mis sa siis teed, kui midagi lähebki plaanitust teisiti ja väga suure tõenäosusega läheb. Et mis sa teed, kui midagi ootamatut juhtub, et kas sa siis loobud ära ja mõtledki, et see ettevõtlus ei olnudki minu jaoks või siis leiad mingisuguse loova lahenduse ja saad nende ootamatustega ikkagi hakkama. Siin on välja toodud teile ka mingisugused need peamised probleemid, mis ilmneda võivad. Kõikidele täpselt need samad asjad kindlasti ei kehti, valisid välja need, mis sinu ettevõtte puhul nagu on reaalsed probleemid. Enamikel ettevõtetel on need maksejõuliste klientide leidmine, on ju aja planeerimine kindlasti hästi oluline ära kirjeldada, et mismoodi sa oma seda
aega planeerid, sest et sa oled ühel hetkel üksinda, kui sa varem näiteks käisid palgatööl, siis nüüd oled sa sisuliselt ju samal hetkel palgatöötaja, ettevõtte juht, turundaja, kõik need asjad on ju. Et hästi palju asju, mille vahel ennast jagada ja kuidas sa sellega hakkama saad. Turundamine kindlasti on teema, millest võiksid kõik kirjutada. Minu enda haigestumine, ükskõik, kas sa siis toodad või siis osutad teenust, et see on teema, et sa oled kas lubanud kusagil kohal olla või mingisuguse tellimuse täita või et kuidas sa siis hakkama saad, kas keegi saab sind asendada, kui ei saa, siis kuidas sa selles olukorras toimid. Enamasti kõik need asjad, mis te siia kirjutate, iga selle nii-öelda punkti taha ongi hästi lihtsad elust enesest, et näiteks aja planeerimisel soovin olla aja planeerimisel efektiivne ja võtan selle tõttu kasutusele näiteks mingisuguse programmi, mis aitab mul paremini oma aega planeerida. Et internet on täis igasuguseid neid aja planeerimise programme või millega saad oma aega mõõta ja pärast tagantjärgi kokkuvõtteid teha, et kui palju mul tegelikkuses mingi asja peale kulub, on ju. Või siis seesama asi näiteks, et selleks, et oma aega paremini kasutada, kõik mingid tellitavad kaubad näiteks proovingi tellida 1 kord kuus, on ju, et ma ei pea igapäevaselt mõtlema iga selle väikese osa peale või siis näiteks, et planeerin oma turunduse ette niimoodi, et 1 kord nädalas ajastan ära nädala postitused, mis mul välja lähevad, on ju, või 1 kord kuus, kui soovite. Turundamisega on niimoodi, et kui siin enamasti käib mingi selline lause, et olen koolitusel põhjalikult läbi mõelnud oma turundusplaani, sihtinud oma toote nii-öelda õigele kliendile ja nii edasi, aga kui ma jään ikkagi hätta sellega, siis võtan appi turundusspetsialisti või pean nõu mingisuguse turundusinimesega, kes sellega igapäevaselt tegeleb ja muudan oma strateegiat, et oleksid paremad tulemused. Ehk siis nagu selline hästi lihtne tavaline kõnekeel, mis ma teen siis, kui midagi juhtub. Haigestumise puhul ka on ju. Ja mingisugune eelkokkulepete tühistamine on teie kõikide puhul teema, eks, et me kõik täidame seda 3. peatüki tabelit seal, kus oli vaja kirjutada need eelkokkulepped ja kirjutadki, et mis siis saab, kui need eelkokkulepped tühistatakse. Ehk siis ka jällegi samamoodi, et kas siis suunan rohkem energiat turundusse, et saavutada nende uute klientide seas kohe mingisugune positsioon või et siuksed nagu loovalt mõelda. Triina rääkis teile sellest tehisintellekti kasutamisest ka, tema on ka siin kindlasti heaks abiliseks. Seadmete rikkad, nende puhul ongi, et kas siis laenad kuskilt või rendid, on ju, kellel on mingid seadmed. Et ühesõnaga kirjutate lahti ja kindlasti mõelge, et äkki on neid veel, ärge jääge sellesse kinni, mis nemad siin on küsinud, et äkki on teie puhul veel mingisuguseid probleeme, millega te tõenäoliselt silmitsi peate seisma ja kuidas te siis ära lahendate need olukorrad. Et kui see saab tehtud siin nendes vanemates õppevideotes, varasemalt taheti siin selles 12. peatükis näha ka igasuguseid mingeid SWOT-analüüse ja asju, neid täna enam ei nõuta, kes tahab, võib teha, aga kohustuslik ei ole, et iseenesest piisab sellisest jutust ka siin, et lihtsalt see peab olema selline terviklik ja ladus ja ülevaatlik. Vot, sellega me iseenesest selle äriplaani osa oleme kõik läbi rääkinud, et kuhu midagi kirjutada oleks vaja ja kuidas sellega
paremini hakkama saada. Kui teil nüüd on küsimusi mingisuguse eelnevate osade kohta, alustades siit päris äriplaani algusest, siis oleks nüüd hea hetk küsida, sest ma loodan, et te selle nii-öelda järgi jäänud nädalaga järgmise kolmapäevani jõuate oma äriplaanides rohkem kirjutada ja täita ka kui seni. Sest kuigi see ühe lause nõue on väga lihtsasti tehtav, siis väga tihti ikkagi, kes koolituse lõpuks suuremat osa valmis ei saa, jääbki nagu toppama nende asjadega, et kui on mingisuguseid mõtteid või küsimusi, siis laske tulla. Minul näiteks tekitab probleemi 2.5 punkt. See on hea, kui te küsite, sest tõenäoliselt on teistel sarnaseid küsimusi nagunii. Nii, ehk siis, et oled valmis toime tulema raskustega, tood näiteid ja sellest. Ma ei oska nagu tuua mingeid näiteid. Noh, see ongi täpselt see koht, et sul on võimalik rääkida oma tööelust, kui sa oled olnud varasemalt palgatöötaja, et võib-olla oli sul oma tööalases elus mingisugune selline kogemus, millele sa tagasi mõeldes, et sa tead, et sa lahendasid ära mingisuguse keerulise olukorra, kas või näiteks kolleegide eest, või siis oled sa isiklikus elus kogenud midagi sellist, mis annab sulle tagantjärgi nii-öelda mingisuguse olulise õppetunni. Tegelikult on selle punktiga kõige olulisem näidata seda, et kui läheb raskeks, siis mis ma teen. See on täpselt seesama nagu see plaan B on ju. Et kas ma siis leian mingisuguse lahenduse või viskan püssi põõsasse ja siis nukrutsen seal on ju, et äkki läheb paha mööda. Et lõppkokkuvõttes ongi see oluline siin, et too välja mingisugune õppimiskoht nagu mingi asi, sa oled elus midagi kogenud, siis oli raske, aga tagasi vaadates oled kogemuse võrra rikkam. Väga harva on see, et näiteks inimene ütleb, et mul on kogu aeg kõik olnud väga hästi ja tänu sellele ma olengi hästi tugev ja et ma ei ole nagu väga palju mingite keeruliste olukordadega kokku pidanud puutuma, aga see on mind tugevamaks teinud. Pigem vaata kõik, kes räägivadki, et olen karastunud ja olen tugev, et seda nagu kohtab rohkem ja ma usun, et kõikidel on selliseid kogemusi siia tuua. Need võivad olla täiesti isikliku elu kogemused ja nendest selles mõttes kellelegi ei pea rohkem rääkima, kuivõrd lihtsalt see menetleja loeb seda. Kas tuleb veel mingeid küsimusi? Mul on veel 3.2. See on väga hea, et me lähmegi siit järjest nüüd niimoodi. Mõtlen näiteks, et kui mul on see, et on sündmustel käimine, eks ju, mis võib tähendada, et see eelkokkulepe on näiteks loodud ala mingi festivaliga, eks ju. Aga et see ei tähenda ju, et see garanteerib mulle nagu seda kogu maksumust, et see ei ole selline, et ma müün näiteks mingi konkreetset töötuba, eks ju. Ja kuidas ma siis seda siia panen, see teenuse maht ja teenuse kogu maksumus, kuidas ma neid nagu kajastan? Sina saad selle tabeli siis enda järgi ümber teha, lihtsalt muuda need pealkirjad siit ära, on ju. Et sa saadki, ma lisaksin sinu puhul siis, sul on kindlasti oluline selle teenuse kogu maksumuse asemel kajastada siin seda, et mis see sinu kulu on sellele, et sa sinna lähed, sest et tõenäoliselt sa pead maksma selle eest, et müüa mingil sündmusel, on ju. Ja siis sa võiksid panna siia näiteks potentsiaalsete klientide hulga või siis mingisuguse. Ja, sest näiteks see tabel ka siin samamoodi Töötukassa poolt ette tehtud tabel, mille puhul te nagu võite kõiki neid pealkirju ja asju iseenda järgi nagu kohandada. Et ei pea üldse sellesse kinni jääma, te võite seda vormistust nagu täiesti muuta. Sisuliselt sinu puhul ta ka vaata see klientide kogumaht
või potentsiaalsete klientide hulk näiteks nagu ära selle, et kui suur see müügipotentsiaal on nagu alguses. Ja kui sa hakkad nendel sündmustel käima neid asju müümas, siis see võiks sinu puhul katta, ma arvan, vähemalt terve selle suve või selle aktiivse müügiperioodi nii-öelda. Et saad kõik need üritused, kuhu sa plaanid minna, siin välja tuua. Nii, kas siit on alguse poole on veel mingisuguseid küsimusi? Et lihtsalt, et kui on need klienditüübid on erinevad, siis ongi hea, kui ma panen nad alati nagu näiteks, et kirjeldad nagu erakliendi kohta, ärikliendi kohta. Jah, et miks see sinu teenus või toode talle oluline on? Miks ta seda vajab? Miks ta peaks sinu käest seda ostma? Nii, siis see konkurentide osa vist valmistab päris paljudele veel peavalu, et me siin vaheajal rääkisime ka, et kui teil on nagu mitu sellist teenuse osa ja need on nagu erinevad valdkonnad ikkagi, siis te saate teha seda sama tabelit endale näiteks 2 tükki. Et üks on siis üks on toodete kohta, teine on teenuste kohta. Et kui on vajadus niimoodi välja tuua, et enam-vähem sama suure osakaaluga on need tegevusalad rahalises mõttes, et siis võite kajastada mõlema selle teenuse puhul 3 konkurenti, sest konkurendi peatükk on läbi aegade olnud see, mille kallal nad ikkagi norivad, et see on pealiskaudne, et konkurente ei ole piisavalt analüüsitud. Ehk siis jällegi saab seda ennetada ja siia nagu täpsemalt need kirja panna. Siin selle 5.–6. kohta on teil küsimusi, kuidas see turunduskoolitus aitas kaasa sellele, et Töötukassa jaoks seda turundusplaani siia täita? Kas siin on nagu selgus või vajab see tabel veel tähelepanu? Iseenesest on siin meil päris palju infot nagu sisse ka kantud, et nagu me sellest rääkisime, siis see on selline nagu miinimum, mille Töötukassa jaoks võiks ära teha, eks ole. Et need samad mõtted, tasulised postitused, tavapostitused, kodulehe tegemine ja nii edasi, et kõiki neid ideid, mis te siia sisse kannate, päriselus teoks tegema ei pea, aga Töötukassa jaoks oluline, et te ikkagi turundusele ambitsioonikalt läheneksite ja pigem ei jääks kinni selle taha, et ei tee turundust ja keegi mind üles leia, pigem olgu plaanid nagu suuremad. Ja siis saate valida juba lõpuks, et kuhu te oma energia tegelikult suunate, milliseid tegevusi teete ja mida mitte. Aga ega kui te äriplaani kohta rohkem midagi küsida ei taha, siis ma lubasin eelmise osa lõpus, et märgime sellesse finantsprognoosi ka veel, sest see tekitas segadusi, märgime need lahtrid ära, mis kindlasti tuleb endal ära täita. Ma teen sinna ühe selle lisafaili, mis on siis nii-öelda näide.
ma usun, et siia rahavoogudeni saite te kõik ilusasti. Selles mõttes toetuse kasutamise tabel on siis nüüd see veel, millega tööd teha, eks ole. Sellest me rääkisime täna pikemalt, aga iseenesest kõik need esimesed osad siin midagi keerulist ei ole, on ju. Aga siis rahavoogude tabel on tavaliselt see, mis segadusi tekitab. Ja siin ma siis lihtsalt teen teile selles näidistabelis need osad ära, mis te saate, mis nagunii äriplaaniga on kooskõlas ja peavad olema, need numbrid peavad omavahel klappima. Ja need on need ainukesed read sisuliselt siin rahavoogude tabelis, mis teil endal täita tuleb, et tegelikkuses neid ei ole üldse palju. Algab see täitmine teil põhimõtteliselt siit 43. turunduskulude realt. Ja siin ei ole neid väga palju rohkem kui umbes 10. Noh, kellel on rent, sellel on rent ka, kellel renti ei ole, sellel ei ole. Küte, vesi, elekter ja muud kulud. See on nagu, kellel on kodukontori kulud või siis kellel kaasnevad rendiga. Veel need püsikulud ka, eks. Nii, kütus või autokompensatsioon. See on üldiselt kõikidel. Muud sõidukiga seotud kulud suure tõenäosusega siia ei lähe midagi, kui te maksate endale autokompensatsiooni. Kas seda kompensatsiooni saab panna ainult siis, kui auto on ettevõtte nime peal? Ei, autokompensatsiooni maksad sa endale siis, kui sa sõidad oma autoga. Ehk siis sa kompenseeridki endale seda oma isikliku sõiduauto kasutamist. Ja kui sul on nii-öelda ettevõtte auto, ehk siis sa oledki see auto on nii-öelda nagu sinu ettevõtte põhivara ja sa sõidad sellega ringi tööülesannete täitmiseks, siis sellisel juhul sa ostad endale ettevõtte kaardiga kütust ja korvad endale muud sõidukiga seotud kulud, mis siis tavapäraselt ongi mingisugused rehvid, autohooldused, kindlustused, sellised asjad. Aga kui sa maksad endale autokompensatsiooni, siis sellega ongi niimoodi, et see on sinu kompenseerib kõik need kulud, mis sa muidu teeksid ettevõtte alt. Siis on infotehnoloogia kulud, eks ole, mis olid telefon ja internet enamasti. Muud kulud, siia läheb pangateenus, raamatupidamine on ju tavapäraselt. Ja siis on palk. Et tegelikult palju neid ridu meil siit kokku tuleb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sihukest rida, mis tuleks nii-öelda nagu otsast lõpuni ära täita ja kõikidel ei ole isegi mitte seda rendikulu. Sest see toore ja materjal, selle ta arvestab ju automaatselt. Seda te käsitsi siia täitma ei pea. Ja noh, see sisseostetud teenused ja või alltöövõtt on ka mõningatel juhtudel see on teema, aga kindlasti mitte kõikide puhul, et oih, mis ma nüüd tegin. Et põhimõtteliselt nii palju siis. Tabel ise on suur ja kirju, aga tegelikult täita eriti palju ei ole vaja. Ilmar, kui sul on mingi konkreetne küsimus selle finantsprognoosi kohta, mis sind segadusse ajas, siis küsi julgelt. Neid terve tabel näeb mind segadusse, nii et seda ei ole midagi praegu. Ma kasutan pärast seda 1,5 tundi, kasutan lihtsalt selle jaoks ära, et mu finantsprognoosi teha. Okei, oleme kokku leppinud. Nii. Selle äriplaani põhjaga selles mõttes oleme me nüüd nagu minu hinnangul kõik ilusasti otsast lõpuni üle käinud. Kes tahab veel, me võime vaadata teie äriplaane, mida te täitnud olete, kui on mingisugune osa seal selline, mis tundub, et tahaks kohe üle vaadata, et äkki on teistele ka heaks näiteks. Ja siis ma võin näidata teile mingit äriplaani, mis ma ise olen teinud võib-olla, mida ma saan teile näidata, et kui mahukas see äriplaan siis lõpuks võiks olla, kui teda esitama hakata, eks ole. Sest et see jutt seal peab olema selles mõttes ikkagi piisavalt pikk ja ladus.
ma näitan teile lihtsalt, missugune ta võiks olla. Siit ta kirib. 47 lehekülge on selles äriplaanis näiteks. Ja siin selles mõttes ikkagi see jutt ei ole kuskilt nii-öelda liiga lohisev või liiga pikk, et seda äriplaani saime ka mitu korda täiendada ja siin on nagu, ma saan teile mõned näidised ka panna sinna kausta, et lihtsalt siin on mingisuguseid selliseid osasid, mida saaks enda heaks ka võib-olla ära kasutada. Et teha see kirjutamine natukene nagu lihtsamaks võib-olla. Ehk siis siin on ka tehtud näiteks 2 erinevat kliendi käsitlust, eks ole, on erakliendid ja on ärikliendid. Ja siis on nad ära kirjeldatud. See ei ole nüüd vist küll minu meelest kõige viimasem versioon, aga ühesõnaga ma lisan teile sinna kausta ka mingisuguse näite sellest, et mis siis lõpuks nii-öelda välja peab tulema. Ja tegelikult siit sellest versioonist on praegu veel, ma vaatan, puudu statistika. Et siin 3. peatükis oli oluline panna ka see, et kui te määratlete ära, kes su see klient on ja millistele kriteeriumitele ta vastama peaks, siis vaatate ka, et kui palju sellistele kriteeriumitele vastavaid kliente on. Nii, eelkokkulepete tabel on ju, et tulebki lõpuks välja, et kui suur see eelkokkulepete maht on, kui suure osa müügist ta siis katab. See äriplaan on oma raha kätte saanud ja äragi kulutanud juba. Ja siin siis need küsitlused ka, ma ei tea, kuidas teil nende küsitluste tegemisega on läinud. Kes on teinud küsitluse? Ei ole. Kas siit Mina tegin. Ma tegin 2 lausa. Väga tubli, tegid kellegi teise eest ka. Ei, ma tegin selles suhtes, et kuna ma alguses tahtsin teha ka tätoveerimist sinna, siis ma tegin nii-öelda tätoveeringu protsessi klientidele kui siis ka tätoveerijatele, kes siis tarbivad neid vahendeid, et siis ma pidin 2 eri grupile tegema. Et ma sain igal juhul oma vastused kätte mõlemas selles küsitluses. No siis ma loodan, et sa leiad võimaluse kõikide nende vastuste kajastamiseks ka endale soodsas suunas. Et mingid, mõnikord võib juhtuda ka näiteks, et küsite küsimuse, et kas te peate sellist teenust vajalikuks, kui 90% vastab ei, siis ma seda küsimust siia nagu sisse ei tooks. Pigem. Aga jah, kindlasti on oluline ka see, et kui palju sa kontaktandmeid said, on ju. Selle küsitluse tulemusel, et tähendab, kui palju sa said neid kontaktandmeid, kellele ise siis hiljem infot jagada. Nii, mis siin veel olulist on? No hiljem see, et kui palju sul neid kliente saab olema, see tuleb ka siis finantsprognoosist, eks ole, kui te täidate ära ilusasti siin toodete lehel kõik need toote-teenuse müügid ja panete siia igas kuus, kui palju seda müüki on, siis esimene aasta kokkuvõttes ta näitab, et kui palju neid müüke on ja see nüüd paljuski sõltub siis sellest, et kas see on mingi selline toode või teenus, mida üks klient ostab korduvalt. Et mis see ühik ka siin on, et kas te müüte tunnikaupa või te müüte kliendipõhiselt või mismoodi te selle hinnastamise protsessi teete, aga sisuliselt nendest esimese tegevusaasta kokkumüükidest teete selle järelduse ja siin peab see põhjendus ka juures siis olema. Nii et kes ostab ja miks ostab ja kui palju ostab. Ja nagu vaadates seda äriplaani ka, eks ole, et see vormistus on nagu oluline, et millist teksti sul on lihtsam lugeda, kui sa paned ennast täiesti sellesse lugeja rolli, et
kas kirjutad kõik ühes jorus ja ei kasuta mitte mingisuguseid taandridu ja teksti esile toomist ega midagi või siis liigendad selle teksti lugeja jaoks niimoodi ära, et see menetleja märkab, mida sa talle öelda tahad. Siin on ka näiteks tehtud see portfoolio, on ju, et kui pilte on palju oma mingitest töödest või inspiratsioonipilte on palju, et siis siia äriplaani sisse ei ole mõistlik tuua neid nagu ülearu. Siia võib mõne pildi tuua, aga siis saab seda portfoolio varianti kasutada. Ja siin näiteks selles, kuna see 4. peatükk on nagu oluline, et sa kirjeldad põhjalikult oma toodet või teenust, siis siin on ka juba see, et kellele see on suunatud, mis see vanusegrupp on ju, mis see eesmärk on, mida ta kliendile pakub, on ju, nii nagu me rääkisime, et sisuliselt kirjutad sa seda 4. peatükki juba nagu looksid tekste oma kodulehele oma toote või teenuse jaoks. Ja siin ka näiteks on mingisugused lõigud, on vahele tehtud tumedas kirjas ja need olid sellepärast, et seesama äriplaan tuli ka 2 või 3 korda tagasi eitava vastusega. Ja kui sa nüüd nagu sellisesse äriplaani viid sisse parandused ja siin on juba 45 lehekülge näiteks mingisugust tihedat teksti ja sa tood siia selle paranduse sisse, oletame näiteks, et ma oleksin siia mingisugused laused on ju juurde kirjutanud, mitte ta ei leia elu sees üles seda, et siis sa pead nagu tegema kõik endast oleneva, et ta seda uut nii-öelda täiendatud või lisatud või parandatud osa ka märkaks, sest et otsast lõpuni, kuna menetleja on sama, siis otsast lõpuni ta uuesti rida-realt seda sama teksti lugema ei hakka, et ta pigem ikkagi on selline nagu üsna pealiskaudne hindamine nende puhul, ehk siis nagu tuleb ise nina alla panna ja väga puust ja väga punaseks teha see, et mis siia on lisatud. Ja siis absoluutselt kõikide nende ideede puhul, kus te hakkate mingit toodet pakkuma kliendile, siis üha enam nad küsivad selle kohta, et kuidas te tagate toodete ühtlase kvaliteedi. Ehk siis ka see, et mismoodi ma need toodete kvaliteedi kontrolli, kuidas ma seda teostan, kuidas ma tagan ja samamoodi ka need küsiti reaalselt juurde need toodete tagastamisega seotud tingimused. Ja siis me tegimegi selle lisafaili nii-öelda, sest et ilma selleta see nagu läbi ei läinud, et siukseid asju ka juba, et kes tegeleb mingite toodetega, pange endale kirja, et võib-olla juba ette ära luua see, vältida neid väikseid komistuskivisid nagu. Ja samamoodi ka need, et kui see on mingisuguse toote saatmine, ütleme näiteks pakiautomaadiga, et teil on ka see ära kirjeldatud, et kas näiteks see pakiautomaadi tasu lisandub tellimusele või on see teie enda kulu, on ju, ja kuidas sellisel juhul see tagastamisprotsess käib ja kuidas see jälgitavus on, et kõik need asjad peavad olema nagu ära kirjeldatud. Siin on ka näiteks toodud välja, et päris samasugust teenust ei paku mitte keegi teine siin piirkonnas, on ju. Et see on hästi-hästi sage küsimus konkurentide tabeli täitmisel, et aga kuidas ma seda teen, kui minuga sama teenust mitte keegi ei paku, siis leiad selle võimaluse, kuidas need võimalikult lähedased konkurendid ikkagi kirja panna ja pigem ikkagi pea siis silmas seda, et sinu konkurent on see, et kui sinu kliendil on valida, kas ta ostab sinult või ostab temalt ja kaalukauss võib sinna tema suunas ära nihkuda, et siis ta on väga potentsiaalne konkurent, on ju. Siin on ka tehtud 2 seda konkurenditabelit just nimelt sellepärast, et üks on teenustele ja teine on toodetele. Ja siis on toodud veel inspireeriv konkurent ka, et nii-öelda, kes on pikka aega oma valdkonnas juba tegutsenud ja kelle tooted või teenused on siis mingil põhjusel
nii piisavalt atraktiivsed, et teda võib nagu inspireerivaks pidada. Ja siin on ka see, et kuna neid ühiseid asju oli nagu palju ja pikka juttu ei tahetud kirjutada, siis said siin nagu tehtud tabeli kujul, et mis see siis mis see teeb siis nagu, mis need ühised jooned on, mis teeb sarnaseks. Tugevused ka jällegi toodud konkurent konkurendi haaval, et oleks hästi selge see, et ei ole mõtet panna, et minu konkurentide tugevused on ja siis loetleda kõike ühte jurusse, et ikkagi igat konkurenti vaatame eraldi ja tegelikult sealt on iseendal ka nagu palju õppida. Ja siis oligi, et need Facebooki grupid, eks ole, et kindlasti lisage siis sinna ka see, et kui palju nendes gruppides liikmeid on, sest see tegelikkuses lõpuks kajastab kõige paremini mitte see, mitmes grupis te olete, vaid kui suur see publik seal gruppides on. Lappan siit veel vaatame lõpuni, et kas siin on veel midagi sellist olulist, mis tahaks mainimist. Ja võib olla ka niimoodi, et kui te seda 8. peatükki täidate, siis 8. peatükis on küsitud siin küll kõige olulisema toote valmimisprotsessi või kõige olulisema teenuse osutamise nii-öelda etappe, siis väga tihti on niimoodi, et te teete ühte mingisugust toodet ja teiste toodete valmimise protsess on sarnane, et siis piisabki lihtsalt sellest, kui te kirjeldate ära, et minu kõige olulisem toode on, see, mis on kõige olulisem, sõltub jällegi sellest, kui teil on finantsprognoos täidetud, mis on kõige tulutoovam või mis katab nii-öelda selle kõige suurema või mis on kõige kasumlikum näiteks on ju, et te saate ise valida, et mis see teie meelest kõige olulisem toode on, mis toob kõige rohkem klienti võib-olla. Ja siis, kui nende teiste toodete valmimise protsess on nagu sarnane, siis piisabki sellest ühest lausest, et minu teised tooted valmivad sarnase protsessiga, on ju. Et võib-olla siin ongi võib-olla mingisuguste pagaritoodete või käsitöötoodete puhul, et sisu on nagu erinev, aga protsess on sama, et siis ei pea nagu hulluks minema, aga samas jällegi, kui teil on nii toode kui teenus, siis kindlasti kirjeldada ära mõlemad, mis siis, et siin sisuliselt on nagu küsitud ühte. Aga lõppkokkuvõttes see tekitaks ikkagi lisaküsimusi. Jällegi mingisugused pildid on ju. Ja siin on ka näiteks toodud selle nende laovarude asemel ongi välja toodud seda, et kuna konkreetset laovaru vaja ei olnud, on ju, aga on vaja mingisuguseid vahendeid, seadmeid, mingisuguseid programme, siis need saab ilusasti siia sisse kanda. Ja nende vajaminevate programmide tasu on täpselt samamoodi esimesed 3 kuud, kui on kuupõhine arve.
ja sinna võite panna ka näiteks Zoomi või Canva Pro või mingisugused sellised asjad. Aga kui õnnestub nagu nii hästi, et te saate selle aastase makse kohe alguses ära teha, et ostate endale selle aastase litsentsi, siis on nagu see selles mõttes eriti hea, et raha on ilusasti esimesel 3 kuul ära kasutatud nagu peab, on ju, aga teie saite aastase paketi endale. Et neid variante tasub ka kindlasti uurida. Noh, siin on näha see, on ju, et kuidas seda aega kajastada 8. peatükis, et kuidas kajastada seda teenuse osutamiseks kuluvat aega, et lihtsalt samad märksõnad, mis seal üleval tabelis, aga lihtsalt koos ajaga ja siis tulebki sellest järeldus, et kokkuvõttes siis ühe näiteks teenuse osutamiseks sõltuvalt siis sellest, kui pikk see sessioon on ju, kulub mul nii palju aega, kuu lõikes saan pakkuda seda teenust järelikult nii palju, on ju. Et teha see lugemine ja arusaamine sellest, mis see teie loogika siin taga on nagu hästi üheselt mõistetavaks. Ja kui näiteks ongi mingisugused sellised tooted, mille disainimise aeg on teil ühekordne, aga edasi on ainult tootmise rõõm, siis see ka täpselt samamoodi, et disaini väljatöötamine võib-olla võtab sul mingi 20 tundi, aga see on ühekordne ajakulu, et siis see ka kindlasti ära mainida seal. Hiljem siis, kui see finantsprognoos on täidetud, siis siia 10. peatükki tulevadki need tabelid, see on kopeerimise vaev, et ärge käsitsi seda tööd jumala eest tegema hakake, et te mingisugust oma hinda või asja nagu käsitsi arvutate, et see on tegelikult tabel teeb teile selle sisuliselt ette ära, on ju. Teil on vaja lihtsalt õiged väärtused sisestada ja siis pärast jääb siia lihtsalt see kopeerimise rõõm. Aga neid tasub kopida siia siis, kui teil on nagu lõpuni valmis. Ja kui on mingisugused tooted või teenused, mille puhul seda otsest kulu üldse ei ole, see on täiesti võimalik, eks, et siis panetegi, et kaasnevad vaid kaudsed kulud ja siis mille näol need kaudsed kulud siis kaasnevad, eks. Et väga tihti teenuse osutamise puhul ei ole mingisugust otsest kulu. Täisomahinna arvutus täpselt samamoodi tuleb siia tabeli kujul. Kes tahab, saab selle veel lahti kirjutada. Ja müügimahud ka, et see on ka selline kopeerimine. Siin on oluline kindlasti ka see, et kuna see on lõplik müügihind lõppkliendi jaoks, et kas see nüüd käibemaksu ka või käibemaksuta. Et see siis enda puhul lihtsalt, et te tegite alguses finantsprognoosi täitma hakates selle otsuse, et kas te esimesel tegevusaastal hakkate käibemaksukohuslaseks või mitte ja siis saategi selle nagu, et kas lisandub käibemaks või ei lisandu. Et kui see on käibemaksu ka, siis kajastaks siin juba pigem koos seda käibega hinda, on ju. Ja enne, kui te hakkate siin 12. peatükis kõiki neid lahendusi võimalikele probleemidele välja pakkuma, siis siia ette võiks minna jah, vähemalt kas üks lause või mingisugune selline nagu kokkuvõttev nii-öelda
osa, et lühikene sissejuhatus, et te olete nagu lihtsalt, et olen teadlik, et ettevõtlusega võivad kaasneda riskid, aga ma ei pelga neid, olen valmis ootamatusteks ja mul on vettpidav plaan, kuidas ma toime tulen siis, kui midagi nihu läheb, on ju. Samamoodi on siin väga sageli kirjutatud, et ma ei tea, minu elukaaslane või pereliige on ettevõtja ja et mul on alati võimalik temalt head nõu küsida või et mul on olemas väga tark raamatupidaja, kes on sisuliselt ka nagu finantsnõustaja, on ju, et ka temaga saan alati nõu pidada, et kõik sellised asjad nii-öelda, et mul on kuhu pöörduda ja mul on kellelt abi küsida, et need on niisugused nagu toredad laused, mida siia juurde panna. Ja siis võite teha, nagu enne oli juttu, et mingisuguse tabeliga siia, et kui suur on mingisuguse riski ilmnemise tõenäosus ja kuidas sa seda maandad, et võib veel tabeli kujul ka nagu teha. See vormistus on siis enda otsus. Nii. Kuidas tundub? Kas saavad järgmiseks kolmapäevaks kõik ilusasti? Saavad jah? Väga enesekindel, väga äge. Ja. mul on liiga palju unetunde siia alla läinud juba, et ta peab saama valmis lihtsalt. No tegelikult ongi jah, palju mõistlikum, et teed selle ühe soojaga ära ja siis saab selle nii-öelda kaelast ära ja saab eluga edasi minna, et mida pikemale see protsess venib, seda väsitavamaks ta lõppkokkuvõttes muutub. Ja siis ikkagi julgelt kasutage seda tehisintellekti ka, et see ei ole miski halb asi, kui te need tekstid teete selliseks ilusti kõnekeelseks nii-öelda, et saab kohe esimese pilguga peale vaadates aru ei saa, et siin on kõvasti seda tehisintellekti kasutatud siis. Ma hommikul saatsin talle oma tabeli, ta ei arvanud sellest midagi, ta ei osanud seda ringi teha. Aga ma arvan, sõnastus on lihtsalt vale. Oh jah, siis saad proovida mingeid erinevaid sõnastusi, et küll ta lõpuks hakkab sinuga koostööd tegema, kus ta ikka pääseb. No loodame. Muidu ma küll kolmapäevaks valmis ei saa. Ja no ega lõppkokkuvõttes on ka see, et kui teil on keegi lähisugulane või hea sõber või keegi, kes tahaks ka veel teie äriplaanile pilgu heita, siis me enne küll rääkisime kõikidest nendest arenduskeskustest ja konsultatsioonidest ja asjadest, aga väga hea, kui seda loeks ka keegi, kes teid ennast ka tunneb, sest võib-olla oskab ta kusagile lisada veel mingisuguseid selliseid nüansse, mille peale te ise ei tule, ja samamoodi ka näiteks see, et vaatab see arenduskeskuse inimene, niimoodi vaatab üle, on ju. Te ise olete nii palju seda lugenud juba, et silm läheb lõpuks laisaks, et kõik need kirjavead ja sellised võib-olla mingisugused väiksed tähelepanematuse vead, see on nagu väga inimlik, et nad tekivad, aga et siis tasukski võtta veel keegi lähikonnast nii-öelda, kellel on hea keelevaist, et võib-olla käib tema ka veel üle ja näeb midagi niisugust, mida kuskile lisada, et võib-olla see ongi just see hea hinnang veel sellele äriplaanile. Mulle tundub, et see esimene osa oli meil täna nii tempokas, et me jõudsime ilusasti selle nii-öelda tasa teha, mis meil siin koolituse alguses puudu jäi. Ehk siis, kui te ise midagi rohkem küsida ei taha, siis mina arvan, et ma laseks teid pigem lihtsalt neid äriplaane täitma ja siis loodame selle peale, et sellel kaitsmisel tulevad väga sellised säravad ja sisukad kaitsmiskõned ja kõik visioon on paigas ja et homme me nagunii veel tegeleme edasi tööohutuse ja töökeskkonna küsimustega. Ja siis vaatame veel neid täpsemalt nii-öelda, kes soovib, saame juba homme võib-olla, et meil on need pausid vahepeal, eks ole, et kui keegi tahab, siis ma olen nagunii siin olemas ja saan homme ka veel personaalsemalt mingitele küsimustele vastata, kui kellelgi neid tekib. Vot nii.
ehk siis, kui soovite, siis võite omale võtta nüüd selle aja, et saate lihtsalt minna täitmise juurde. Praegu on värskelt meeles kõik. Homseni siis. aitäh, head aega. Head aega.